Hei, täna on meil külalisesineja. Tada! Või? See, nüüd. Tere! Meiega on Artjom, also known as Artemio, kes hakkab rääkima kitarridest. Kaua sa oled mängid kitarri juba? Ma olen mänginud päris kaua vist, ma ei tea. Ma alustasin elektrikitarriga, mängisin Eestis kõigepealt, kui ma elasin, siis ma mängisin elektrikitarri alguses ja siis natukene mind huvitas ka klassikaline kitarr. Aga siis sellest hetkest alates, kui ma koolisin Hispaaniasse, siis hakkasin ma flamenco kitarri õppima. Ja kui ma olen Hispaanias umbes 7 aastat juba peaaegu liigi kaudu, siis umbes 7 aastat ma mängingi flamencot. Ja mis vahe on flamenco kitarril ja tavalisel klassikalisel kitarril? Võtame mõnda kitarrisid, näiteks selle võtame. Põhierinevus on see puu, millest see tehakse. Näiteks klassikalistel kitarridel kasutatakse tihti palissandrit või siis flamenco kitarridel traditsiooniliselt kasutatakse küpressi. Et sellest oleneb siis kitarri heli. Üleüldiselt küpress on nagu löökpillide materjal. Ja siis flamenco kitarr ta ongi nagu pool klassikaline kitarr, pool löökpill. Ja et heli peab olema hästi kõrgete sagedustega, hästi võimas, hästi selle nagu klaver. Ja siis kui löökpillidest rääkides, on siin flamenco kitarridele pannakse sellist asja, ma ei tea, kas on näha, et selline plastikust. Seda nimetatakse golpeador, sõnast lööma, löökja. Ja see ongi selleks, et lüüa, et selles mõttes, et seda saab kasutada löömiseks, et kui mängitakse flamencot, siis alati et see on nagu, see mängid keeltega, aga samal ajal sa toksutad kogu aeg siia. Ja kui seda ei oleks, siis juba paari tunni pärast oleks põhimõtteliselt auk. Ja räägi, miks sul on ühel käel pikad küüned? Selleks, et see kõlaks hästi. Teisel käel seda ei ole vaja, sest kui sinu oleksid pikemad küüned, siis oleks ebamugav mängida. Et see ei ole ilu pärast, see on mängimiseks. Mitu tundi päevas sa mängid umbes kitarri? No mina mängin suhteliselt vähe. Jah, umbes 2 tundi päevas. Aga need professionaalsed flamenco kitarristid, kes päriselt teenivad sellega raha ja kes nimetavad ennast flamenco kitaristideks, nad ka harjutavad 8 tundi, 10 tundi või rohkem. Et asi on selles, et flamencos on hästi palju erinevaid tehnikeid, parema käe tehnikeid nagu hästi erinevaid, tremolod ja arpeggiod ja kõik pikadod ja see kõik vajab harjutamist. Ja lisaks tuleb ka õppida uut materjali, lisaks tuleb proovida mängida seda kõik rütmis, siis kompassis. Paar tundi seda harjutust, paar tundi seda harjutust, paar tundi seda ja kokku võttes ongi 12 tundi. Aga kus sulle tuli üldse idee, et hakata flamenco kitarri õppima? Hea küsimus. Mul on vanem vend. Minu vanem vend alati oli niimoodi, et näitas mulle midagi ette elus, mingid asju. Näiteks kõigepealt ta viis mind heavy metali, näitas mulle bände, erinevaid heavy metal bände ja pärast ma armusin sellesse, siis ma hakkasin seda kuulma heavy metalit ja siis tegin heavy metal bändi ja nii edasi. Aga pärast ta hakkas mulle nagu latino muusikast rääkima. Kumbia. Ja me alustasime Kuuba lauludest, kumbiatest, aga meil oli ka repertuaaris
ka mõned flamenco lood, rumbad ja nii edasi nagu Gypsy Kings. Ja siis niimoodi tekkiski tasapisi see huvi. Ja siis kuna me kolisime Hispaanias, siis ma otsustasin, okei, ma ei mängi enam oma 10 erinevates heavy metal bändides, kus ma igal pool mängisin. Et pühendan ennast nüüd, hakkan ainult flamenco kitarri mängima ja mitte midagi muud ja kõik, aga no vot, selgus välja, et see võtab veel rohkem aega kui elektrikitarr. Kuidas on üldse mängida vasakukäelisena kitarri? Väga hästi. Ei ole probleem. Ei ole raskem kui paremakäelistel. Ma ei tea. Vot, ma ei oska öelda. Aga no selles mõttes, kui me räägime mingit tehnikast nagu ligado. Nad tulevad sul paremini välja? Ja, sellised asjad mul, nad tulevad paremini välja, aga kui ma pean selle käega, mul on ja raskusi, et no see on kõik muidugi harjutamise küsimus, aga ma oletan, et paremakäelistel on lihtsam seda kõike teha kui minul. Aga kes on su lemmik kitarrist flamenco maailmas või inspiratsioon või iidol? Kes see on? Et no ma ei saa öelda, et mul on ainult üks lemmik kitarrist, sest see oleks ebaviisakas öelda. Et see on liiga, ma ei tea, fanatistlik või kuidas ma ütlen. Aga no muidugi üks tuntumatest flamenco kitarristidest on Paco de Lucia. Tuleb hästi palju õppida, tema on reaalselt selline geniaalne kitarrist oli. Aga kes on praegu elus olevatest flamenco kitarristidest sul? Elus olevatest mulle väga meeldib Vicente Amigo. Mulle meeldib Diego de Morao. Kas on parim malaga kitarrist? No ei oska öelda. Kui flamenco kitarristide käest küsitakse, näiteks mingi Sevillast kitarristid, keda kitarristidest tunneb, kes on Malagast, siis tihti öeldakse nimed Antonio Soto ja siis teine on Chaparro de Malaga. No siis niimoodi. Minu jaoks parim flamenco kitarrist Malagast on minu õpetaja, kitarriõpetaja, kes on Jose Juan Pantoja. Jose Juan Pantoja. Hästi äge tüüp, selline kiilekas. No põhimõtteliselt see, kuidas ta mängib, on see Paco de Lucia stiilis ja nagu see tema traditsioonis. Poolkond. Mis sa arvad, kas tänapäeval on hispaanlased paremad või välismaalased paremad flamenco alal üldse selles maailmas? Ei, no ikka hispaanlased. Et no jah. See tuleb ikka verega või? Flamencos on hästi palju nagu rahvusmuusika elemente. Et no on väga veider oleks, et kui tuleks mõni jaapanlane või hiinlane Eestisse ja hakkaks Kaira Jaanut õppima seal käiks. Nagu, kas tal tuleks nii hästi välja see, kas ta näeks välja autentne üldse, see oleks ikkagi naljakas. Sest flamenco võtab hästi palju asju pärimusmuusikast, et kui me räägime stiilidest nagu Malagueña, ma ei tea, Fandango de Huelva, Sevillanas, seal on kõik nagu need folkloorsed elemendid, et juba sellepärast. No ja lisaks on folkloor, kuna Andalusia oli siis araablaste riik, kuningriik, siis ka on hästi palju araablastest ja juudidest need kõlesid. Sa pead sündima selles traditsioonis
ja keema kuidas meil keema seal selles asjas pead hingama seda kultuuri. Ei, muidugi, kui sa kaua aega õpid, siis sa võid seda õppida selgeks, et no miks mitte. On hästi palju kitarriste, häid flamenco kitarriste Hiinast, Jaapanist, Prantsusmaalt, ma ei tea, üle maailma. Jaapanis on näiteks Tokyos on rohkem flamenco koole kui, ma ei tea, kui kogu Hispaanias räägitakse. Okei, aga räägime kitarridest. Mis kitarr see on? See on muuseas Hiina kitarr nimega Federico Luthier. Vot, ja see on flamenco kitarr, mis mul tõi Hiinast minu sõber Hiina flamenco kitarrist. Ja see kitarrimeister, kes see on käsitöö kitarr. See flamenco meister, see hiinlane, kes seda tegi, on õppinud Granadas mitu aastaid ja siis õppis seal spetsiaalselt kitarri. Ta on hispaanlane või hiinlane? Ei, ta on hiinlane. Aga tema nimi on siis nagu hispaania pärane? Ma ei tea, siin on hiina keeles midagi kirjas. Federico. Ilmselt ta nimetas ennast siin Federicoks, aga tema nimi võib-olla oli Xin Qiang Hong Fu Zi. See on selline hästi ilusad elemendid nagu keelgitarr. Keelgitarr. Ja see on tehtud küpressist, valgest küpressist. Et nagu ma räägisin, et heli oleks hästi selline tugev ja võimas. Palju selline kitarr maksab? Selline kitarr maksab umbes 2000 eurot. Ulme on ju, et kuidas üks kitarr nagu puust, ma ei tea, see võib nii palju maksta, aga kuna see on käsitöö, siis selle tegemine võttis ilmselt üle kuu aega. Seda tegi Hiinas tuntud meister. Ja no lõpus, mis maksab, ei ole isegi see töö, vaid see puu, sest selleks olid valitud konkreetsed puud. Et konkreetne, see on nagu veiniga, vaata. Et mõni saak on hea, viinamarja saak, mõni ei ole nii hea, mõni aasta. Ja ongi pärast seda puud, seda kuivatati, see pidi kusagil seisma lauaruumis kuivama spetsiaalsetes tingimustes. Alles peale seda, ma ei tea, mitu aastat pärast sellest hakati tegema kitarri käsitsi. Aga kui müüakse 20 eurosed kitarrid, mis vahe siis? No ongi 20 eurone kitarr on tehtud vineerist lihtsalt. Siin näiteks on mul 70 eurone kitarr. Ta näeb välja ilus. Ta on isegi mulle rohkem välimusest meeldib kui see. Nimega Rossio. Esiteks, see ei ole nii mugav. See ei ole nii ergonoomiline. Teiseks, kui sa seda mängid, siis kui me võrdleme kallima tüüpi kitarriga, siis kui sa mängid seda, siis kogu see puuosa hakkab vibreerima. Ta resoneerib ja sa tunned seda kogu oma kehaga, see läheb nagu südamesse otsa, kui sa hoiad kitarri. Aga siin kõlavad põhimõtteliselt ainult keeled. No, nii-öelda, päriselt nii ei ole, ikkagi annab midagi, aga ta ei resoneeri nii kõvasti. Heli ei ole nii rikas, ta kõlab vaiksemini ja ei ole nii kvaliteetne. Lisaks see kitarr näiteks, ta kogu aeg läheb häälest ära. Siis kolmas kitarr? Kolmas kitarr, mis mul on, hetkel on Pedro Blanco. Kes oli Pedro Blanco? Kui ma kolisin Hispaaniasse, Malagasse, siis ma alati mõtlesin, et ma tahan, et mul oleks nagu Malaga kitarr. Ja siis ma hakkasin otsima, käisin poodides, vaatasin, proovisin, et oleks kõik mugav, et mulle meeldiks heli. Ja siis ühes poes ma leidsin Pedro Blanco kitarri. Ja Pedro Blanco, ta oli kitarrist, ta oli hästi tuntud kitarriõpetaja ja lisaks ta tegi vahepeal kitarri. See on üks tema kitarridest. See on ka küpress ja maksab ligikaudu 900 eurot. Et ka päris odav ei ole. Jah. No milline see siis kõige mugavam on nendest?
kõige mugavam on see 900 seesama kitarr. Paljud minu sõbrad, kes on kitarristid, nad on proovinud seda ja öelnud, et see on nii mugav kitarr, et täitsa pekkis. Isegi see hiinlane, kui ta tõi mulle selle kitarri, mis on kallim, mis on 2000 euroline, pakkus mulle diili mingi hetk, et teeme niimoodi, et sa ei maksa mulle selle kitarri eest, vaid sa vahetame, et sa annad mulle selle kitarri vastu. Ta ise naeris, et umbes, nii palju odavam kitarr, aga lihtsalt talle endale nii meeldis see, et see on nii mugav ja... Aga võrdleme siis heli, et kas on vahet kuulda ka või sa ainult ise kuulad? Alustame näiteks 70 eurolise kitarriga, näiteks... Näiteks 900 eurolist kitarri. No siis 2-tonniline kitarr. Kui see 2-tonnine, aga et kui kalliks need hinnad üldse lähevad? Mis on see piir? Ma arvan, see piiri ei olegi. Nagu kullast või? No põhimõtteliselt jah, et sõltub kitarrimeistrist muidugi, et kes seda tegi. Üks korralik Manuel Reyes võib maksta 5000, 6000, 7000 eurot või rohkem, 10. Aga ma mängisin muidu ühes poes Manuel Reyes, mis maksis mingi 9000 eurot. Oli ju siis ka vahet. Aga selline küsimus, et sa oled siin 7 aastat umbes õppinud, et kas sa esined ka vahel? Et kas see sulle... Raha toob, kas see mulle raha toob? Kas see on toonud sulle rohkem sisse või viinud rohkem välja? Seda on vist raske niimoodi arvutada, aga et mis on näiteks suurim kontsert, kus sa oled esinenud? Eelmise aasta aprillikuus ma esinesin ühe festivalil, mida korraldas Ayuntamiento de Malaga, et siis Malaga linn. Ja sinna kutsus mind üks sõber, ütles, see on mingisugune vabalava umbes, ütles niimoodi, et tule seal, mängi paar lugu. Ja siis ma tulen kohale ja seal on mingi 500 inimest korraga suurel platsil, suur lavas, selline hästi kaunistatud mikrofonid, suured kõlerid. Kõik mingid, ma ei tea, nii tasemega artistid, lauljad ja seal mingid bändid. Siis ma olin natuke, kus ma olen. Aga oli päris äge, hästi võimas, just raha selle eest ei saanud. Aga see feeling ikkagi, kui sa mängid suurel laval ja siis hästi palju rahvast sind vaatab ja nii tähelepanu. Et ma olin nii närvis, et ma arvan, et ma mängisin kõik oma lood 2 korda kiiremini kui tavaliselt. See oli hästi võimas, aga jah, see on reaalselt, see annab nii palju adrenaliini, see on nagu langevarjuga hüppamine. Aga Eestis sa ei ole esinenud flamencoga? Eestis mul oli vennaga bänd, kus me mängisime siis mitu aastat me mängisime. See ei olnud flamenco, aga see oli nagu
no mõned asjad meil olid flamencost, aga see oli pigem selline nagu rumbad nagu Gypsy Kings ja siis meil olid ka Mehhiko laulud, Kuuba laulud ja hästi erinev repertuaar, et see ei olnud nagu päris flamenco see, mis ma tänapäeval mängin. See on muidu venelane või? Oled sa venelane? No ikka, just. No ikka. Päris mõristab. Kuule, aga et naabrid ei häiri või? Mind? Ei, naabritega on kõik õnneks hästi. Ükskord meil on alumine naaber. Ja siis ma küsisin tema käest, et kas kitarri ei segatada, et see, et ma harjutan päevad läbi siin. Ja siis ta ütles, et ei häiri, sest sa hästi mängid. Kui sa halvasti mängiksid, siis jah, siis ma ütleksin sulle midagi, aga mängid hästi, et siis... Et siiani ei ole öelnud või jah? Ei ole, jah. Kuidas oli? Aga okei, ma jätan siis siia harjutama, et mingi siis midagi ilusat ja tšau!